Grete Sveinburg, rõõm on öelda, et palju õnne, kiirem naine mulgiratamaratonil. Suur aitäh! Võtame tänase päeva kokku. Selline soe suveilm tuli lõpuks Eestisse ja tulid siin võidukalt finišisse. Kuidas tänane päev läks? Jaa, täitsa harjumatu veel sellise suvesoojusega võistelda ja esimene Eesti maraton ka, et jube kihutamine oli ikka, jalad pole veel harjunud sellise kiirusega, aga ei, tore oli ja see, et võit koju jäi, selle üle on ka hea meel. Mis sa arvad, kas selle raja tegi täna kiireks see, et meil on kuiv ilm või rada ise on lihtsalt oma profiililt kiire ja kerge? Ma arvan mõlemat, et seal Olstres oli nagu natukene rohkem seda singeldamist metsa sees, aga üldjoontes on ikkagi rada hästi kiire, hästi palju kruusa, kiiret heinamaad ja kuiv ka, et selline andmine käis kogu aeg. Nii on, et tegelikult ju Josten eelmine aasta võitis ka, tema aeg oli 15 minutit tänavu kiirem kui eelmine aasta, et see näitab, et tegelikult rada oli kiire, aga see sinu sõidukulg, et tegid lõunanaabritele 1-0, olid sa sellega nagu kuidagi arvestanud, oli sul infot, kuidas sa teadsid, kus maal ta on? Ma tegelikult start on mul alati selline pigem vilets, aga täna ma sain isegi suht hea stardi, aga soomlanna oli eespool ja lätlanna samuti. Ma nägin neid kogu aeg eespool liikumas, aga päris palju mehi oli vahel, et oli nagu raske vahepeal seal mööda saada. Aga siis sõitsin nagu tõuslusjoones ja üks hetk püüdsin lätlanna kinni ja siis Olstre poolis nägin, et ka soomlane on kohe ees, aga seal läks ikka tükk aega enne, kui ma lõpuks mööda sain, kuna möödumisvõimalus oli nii piiratult, aga sain Olstres seal lõpuosas mööda ja siis ma väga enam tagasi ei vaadanud, et panin nii palju, kui jalgades oli veel. Käisid sa rada läbi ka sõitmas, et oli sul natukene sellist kodutööd nagu tehtud ka, et siin võib öelda, et nägid vaeva, et see võit ikkagi ära tuleks? Jaa, ma käisin tegelikult alles üleeile, sõitsin raja läbi ja esimesel mail vaba päev ja kõigil tahtsin jooksma tulla ümber järve, aga kahjuks ei saanud ja siis sõitsin hoopis raja läbi, nii et ma teadsin, mis nagu ees ootamas on ja veits oli selline väike hirm oli sees ikkagi, kuna päris minu rada see ei ole, et selline maastiku pigem on vähem või ta on kiire rada, et mis mulle üldjoontes ei sobi, aga tore, et täna isegi sellisel mulle mitte sobival rajal läks üpris hästi. Igal juhul, Grete, rõõm on sind taas näha kõrgemal astmel, palju õnne! Aitäh!